Tere tulemast brändnimega Sina juba 18. live meil täna. Äärmiselt põnevad inimesed on olnud meil ja täna ei ole erand. Meil on väga põnev teema, aga enne kui me alustame tänast vestlust, siis kui me ei ole veel sinuga virtuaalselt kohtunud, siis tutvustame paari sõnaga, kes meie oleme. Mina olen Alessia Saue, olen Goal Marketingi strateegia koolitaja, olen aastaid tegelenud ettevõtlusega, minu taust on B2B müük ja turundus. Ja viimastel aastatel ma aitan erinevatel ettevõtetel saavutada nende eesmärki läbi sotsiaalmeedia ja persooni bränding on minu jaoks väga südamelähedane teema, sest ma usun siiralt, et inimesed on alati ostnud inimeste käest, mitte brändide käest. Ja siis, kui me õpime, kasutame meie sellist persooni brändi DNA-d, kes me oleme, meie tugevusi ja väärtusi, siis see aitab meil saavutada meie ärieesmärki ka paremini. Ja minu nimi on Evelin. Kui me varem kohtunud ei ole, siis ma räägin lühidalt ka enda kohta, nii et mina sarnaselt Alessiale olen põhimõtteliselt terve oma teadliku elu tegelenud müügi ja turundusega ja see väga kõnetab ja inspireerib mind, samamoodi persooni brändinguga ja hästi pikalt olen erinevates rahvusvahelistes korporatsioonides töötanud ja seda tööd teinud, aga 2 aastat tagasi otsustasin ettevõtjaks hakata, nii et mul on sellised väga-väga põnevad 2 aastat olnud, kus ma siis olen loonud 2 ettevõtet, üks ja Brand Up Studio, mis tegeleb siis just nimelt müügi ja turundusega. Ühest küljest ma aitan väikeseid ettevõtjaid, kellel võib-olla ei ole nii palju ressurssi, et tervet turundustiimi endale appi võtta ja teisest küljest jällegist väga suuri ettevõtteid, kes vajavad teatud projektidega just ajutist abi. Ja teine ettevõte, Astonishing Stay Apartments, siis opereerib külaliskortereid hetkel Tallinnas, aga peagi üle Eesti ja ka Eestist väljaspool. Aga tegelikult veel olulisem, keda me täna tahame tutvustada, on Merike, kellega me kohtusime mõni kuu tagasi meie persoonibrändi veebiakadeemias ja Merike on hästi inspireeriv inimene meie jaoks, sest et need inimesed, kes tegelevad sellise asjaga, mis panevad neil silmad särama ja sa näed, et see on see, mida neil tõeliselt meeldib teha, et nendega meil alati on hästi tore vestelda ja me alati uurime, et kuidas nad selle on leidnud. Ja et siis inspireerida ka teisi selliste asjadega tegelema. Aga Merike, äkki sa räägid enda kohta ise, sest et sul on nii palju erinevaid teemasid, millega sa tegeled. Tere, Alessia ja Evelin, et mul on ääretult hea meel, et ma saan olla siin ja rääkida ja tõesti olla tänulik selle võimaluse eest, sest et see 2 kuud tagasi, kui me kohtusime, oli nii põnev ja maailm ja kõik soosis seda niivõrd hästi ja mis ma endast saan öelda, et mul on nii sageli viimasel ajal või ka aastatel öeldud seda, et ma inspireerin teisi inimesi, inspireerin eriti naisi ja just selle vaatenurgaga, et julgust olla nemad ise. Ja see, et kui ma endast räägin, siis täna mu silm särab ja ma saan öelda seda, et ma olen õnnelik naine ja ma olen 2 imelise lapse ema ja mul on väga tore elukaaslane ja nii edasi. Kuid loomulikult ei ole see alati nii olnud ja see teekond, kus ma käin oma maiset elu on ka juba päris pikk olnud ja neid kogemusi on omajagu. Ja see vaimne tee siis on olnud 18 aastat ja peale natuke pikk. Ja see on nagu see koht, kus ma saan öelda, et elu sellised kõige hullemad augud toovad sind endale lähemale, toovad sind päriselt kohale oma südamesse ja sa saad aru, milleks need krahhid, need elu suured rasked sündmused on selleks, et sa saaksid aru, milleks sa siia ilma sündinud oled, milline on see sinu tee ja mis on see, mida sul on vaja siis maailmale jagada. Ja nii olen ka mina siis täna siin ja tõesti 11 aastat olen mina iseendale olnud tööandja. Kui ma selle välja ütlen, see ausalt
kõlab minu enda jaokski imelikult ja üllatavalt, sest et ma arvasin, et minust ei saa kunagi ettevõtjat, sest et mul on ka kunagi öeldud seda, et need, kes on ettevõtjad, on väga virgad inimesed ja need, kes ei ole, et nemad on ka virgad, kuid nad on omamoodi selles mugavustsoonis ja eestlasele omased. Ma mõtlesin, no mida, ajasin selja sirgu, ütlesin, et ma saan ka kunagi ettevõtjaks. Endal ei olnud õrna aimugi, kuidas. Aga siis elu tegi kõik selleks, et mul see võimalus tuli ja ma võtsin selle otsuse vastu ja see oli nii, et mul see otsus küpses 2008, 2009 ma alustasin ja selle mõtte ja teadmisega, et ma saan alati valida uuesti. Kui ma ebaõnnestun, ma saan minna uuesti palgatööle ja teha seda, mida ma tunnen, et ma tahan, kuid ma elan selle teadmisega, et kui ühel hetkel tuleb siit ilmast lahkuda, et siis ma ei pea mõtlema, et appi, mis kõik tegemata jäi, vaid ma andsin iseendale võimalust. Et see on nagu üks asi, mida ma olen hästi palju elus järginud. Ja ma saan öelda seda, et ma täna olen siin ja mis mu silmas ärama paneb, ongi minu enda õpetaja Louis Hay õpetused, mis siis minuni jõudsid 18 aastat tagasi natuke rohkem ja väga olulisel hetkel ja sealt raamatust sain ma siis kõik need teadmised, mida ma tundsin, et seda peab jagama maailmal. Ja seda ma olen siis teinud ja ma püüan tegelikult elada elu nii, et ela, mida õpetad. Ja sageli inimesed küsivad minu käest ikka seda, et kuule, et kas sul kogu aeg läheb nii hästi ja kas sul kogu aeg silm särab, siis ma ütlen alati, et kindlasti mitte, et mina ka nutan ja kukun ja tõusen uuesti püsti ja lähen edasi. Kuid ma olen alati selle põhimõttega olnud, et mida sa maailmale jagad. Ja kui keegi küsib, ma olen aus ja räägin, kuidas asi on, aga ma tahan nagu mõelda ja tegutseda nii, et võimendada kõike seda, mis ma tahan, et mu elus päriselt kasvab. Et sellele ma siis olen keskendunud. Ja olen ka siis veel EFT-terapeut, mulle meeldib hästi koputamise teraapia, sest see on hästi selline võimas teraapiaviis, millega inimesi hästi kiirelt ja ka lihtsalt aidata, et tervenemised ja paranemised võivad olla hästi kiired ühe korraga, mitme korraga ja mis on see viimaste aastate slogan mul olnud, et ma elan jaatavas maailmas ja ma armastan öelda elule jah, sest et siis ütleb elu mulle jah, see on viinud mind igasugustesse põnevatesse kohtadesse maailmas ja suhete poole pealt kui võtta nii sõbrannade kui tuttavatega, kui elukaaslasega, lastega, et elu vastab sulle alati jah, kas usud või mitte, kui ma selgitan natuke seda siis nii, et kui ma ütlen, et ma saan hakkama, siis elu vastab jah, sa saad, kui ma mõtlen, et ma ei saa hakkama, see ei ole minu jaoks, siis elu vastab ikka, et jah, sa ei saa hakkama, see ei ole sinu jaoks. Et see on nagu selline minu lihtne põhimõte, mille järgi mina siis elan. Nii äge ja inspireeriv on sind kuulata ja nii tore, et sa nii kaua oled tegelenud sellega ja leidnud juba tegelikult päris pikka aega tagasi selle, mis sul silmas ärama paneb, et mina küsiks nii, et kui sa oled tegelikult 11 aastat juba olnud ettevõtja ja tegelikult see kogu see sinu olemus on nii autentne ja sa ju tegelikult usud väga sellesse, mida sa ka teistega jagad, et miks sa üldse otsustasid tulla persoonibrändi veebiakadeemiasse? Jaa, see on hea küsimus, on ju. Ma ütlesin seda teile ka, et ma elan oma südame järgi nii, nagu ma tunnen, et on tore ja põnev ja lõbus ja mulle meeldib, et elu peab olema põnev. Ja just läbi selle, et näha neid uusi kogemusi. Ja siis hakati mulle rääkima persoonibränd ja siis üks inimene ütles mulle, et aga sina oledki ise persoonibränd. Ja siis mina kurtsutan kulmu ja mõtlen, et olgu, aga kuidas see tegelikult käib, nagu mis selle taga on. Ja siis mul elus ei ole juhuseid ja siis oligi, et seesama tuttav saatis mulle teie lingi ja ma lugesin, et ma tahan teada või ma saan nüüd teada, mis see siis tegelikult on. Ja loomulikult ma saingi aru, et ühelt poolt ma ju elan seda ja ma olengi ise see juba, aga see on olnud hästi ebateadlik ja nüüd ma olen keskendunud rohkem ja ma olen saanud suvi otsa mõelda, kuidas ja mismoodi edasi minna ja mismoodi siis ise seda persoonibrändingut üldse arendada ja kuidas seda teha nii, et see on päris
ja nii, et see toimib ka, nii nagu te õpetasite ja juhendasite, siis see teadlikkus on just see märksõna, et võid ju sipsida, et ma proovin nii ja naa, aga see teadlikkus, et teie andsite hästi sellised juhised, et kuidas, mismoodi, miks ja mis seal salata. Kui ma olen mõelnud nende slõuganite või loosungite peale, siis ma ei olnud nagu läbi mõelnud seda oma miksi, ilma naljata. Ja siis ma mõtlesin, appi, miks ma seda teinud ei olnud. Et siis ma mõtlesingi, et ei olnud kahte imelist naist, kes oleks öelnud, et kuule, tee see nüüd ära. Nii et ma usungi, et me väga palju võime teha seda, et me teeme, toimetame, aga kui teadlik see on. Nii et ma usun, et ma nüüd olen rohkem teadlik sellest. Ma lisaks siia võib-olla seda, et kui ma vaatasin sind ja sinu tegemisi enne veel seda, kui sa tulid persoonibrändi akadeemiasse, siis sinus tegelikult tuli seda autentset, seda persoonibrändi DNA-d, mida me tegelikult nagu väga rõhutame. Ja siis see juba aitab sul ka tegelikult alateadlikult nagu liikuda õiges suunas, et lihtsalt see pakend ja siis see persoonibränding kui tegevus aitab sul tõesti, nagu sa ütlesid, teadlikult sellega tegeleda ja see lihtsalt nagu võimendab kõiki neid asju, mida sa teed, et ma tahan nagu väga näha, kui sa järgmisel aastal oled, et kogu selle teadmiste pagasiga, mida ma tean, et sa ka aktiivselt kasutad. Et super, et ongi hästi oluline, et me tegelikult oleksime teadlikud sellest, et kes me siis päriselt oleme, mis meid siis inspireerib, sest meil võivad inspireerida täiesti erinevad asjad, meil võivad olla mingi täiesti erinevad hobid ja kired, aga mille jaoks me siis elame, et just selleks, et seda nautida ja ka teisi inspireerida seda sama asja tegema. Ja, ma olen täiesti nõus, sest mulle jõudis kohale see asi, et kui ma teid kuulasin ja kui ma seda kodutööd tegin ja kõike, siis ma sain ühelt poolt aru, et kui oluline on tegelikult selle persoonibrändingu juures veel see asi, et sa julged oma mõtteid avaldada ja sa julged need kirja panna. Teie mõtted, kogemused on kõik Immekaunis raamatus, siis mina ju ka tegin seda ja panin küll need inspiratsioonikalendrisse kirja, jaatava maailma inspiratsioonikalender, mille sõnumid on igapäevaselt Parem elu koolituse Facebooki lehel ja ma kartsin seda, et kui ma sinnamaani panin kogu aeg neid Luisi sõnumeid, siis mul oli see tunne, et kuidas inimesed nüüd reageerivad, et kui ühel hetkel neid enam ei tule ja tulevad mingisugused täiesti teistsugused, siis minu üllatus oli nii suur ja ma sain aru tänu ka teie koolitusele hiljem, et see ongi see, sest need on minu enda kirjutatud, kõik naised on mind inspireerinud, kellega ma olen kohtunud ja see, kui ma neid kirjutasin, kui inspireeriv see oli ja ma teen seda ka nüüd uueks aastaks, see on lihtsalt, need on nagu ilusad hetked, sest sa võtad, sa kirjutad, lood midagi iseendast lähtuvalt ja mõeldes naistele, siis minu arust on see hästi huvitav, kui ma tean, et mehed on öelnud, et miks ainult naistel on, siis ma ütlen, et naised on need, kes on inspireerivad, aga sõnumid on kõigile inspireerivad, eks ole. Nii et see on ka hästi suur teadlikkus on selles osas, et see on ju ka just nimelt see persoonibränd. Aga kui sa oled juba seda teekonda läbi käinud ja ise mingi hetk otsustasid, et nüüd ma tahan teha nii, alustasid oma ettevõttega, siis mida sa teistele naistele soovitaksid, et kes võib-olla nagu kahe vahel ja mõtlevad, et kas ma ikkagi julgen, kas ikka minu jaoks on, et kuidas seda esimest sammu siis ikkagi teha? Ma jõudsin paar päeva tagasi sellisele tõdemusele, et selleks, et otsustada, on vaja otsust, et otsustada. Sest et me lükkame ka seda otsustamist kogu aeg edasi. Minul küpses see idee ikka päris kaua, sest et mina 12 aastat töötasin panganduses ja mul oli kõik selline kindel ja nii edasi. Ja ühel hetkel ma tundsin ise, et ma ei taha seda enam, et kuidagi aitab, et see muutus minu jaoks natukene teistsugusemaks ja minu väärtushinnangud olid teistsugusemaks juba muutunud ja see otsus küpses minu sees sedasama Luisi raamatut lugedes ja ma tundsin, et ma tahan seda teha. Mul ei olnud aimu kuna ja siis elu tegi kõik selleks, et seda otsust oli lihtne teha. Ja kuna ma olen suur unistaja ja minu unistused ka täituvad, siis ma 2008. aastal panin kirja enda unistamise vihikusse, et
hiljemalt 2009 olen mina siis nii-öelda pangast läinud ja teen seda oma asja. Ja kõik läks nii. Ja ma ütlekski naistele seda, et esiteks julge unistada suurelt ja ära mõtle selle peale, mida teised mõtlevad. Te ei kujuta ette, kui palju minule öeldi, et kas sa oled hulluks läinud, sa oled segi läinud, mida sa praegu teed sellisel aastal 2008-2009, et sa võtad vastu selliseid otsuseid ja ma olen endiselt seda meelt, et ma saan ka täna valida uuesti, alati. Kui ma ei tee ja mul see süda kisub, mine tee ja proovi, siis usalda seda, mis su süda räägib, sest me oleme liiga palju mõistuses. Ja ma alati naistele ütlen ka, et palun koli oma mõistuses südamesse. Mõistus on ülioluline, absoluutselt. Kuid need otsused, mida sa teed oma südame järgi, sa julged rääkida siit südames, mitte mõistusest, siis see tegelikult annab sulle teada seda, mida sa tegelikult tahad. Ja mina julgen soovitada ja katsetada, sest kui sa endale võimalust ei anna, siis sa ühel hetkel võid mõelda, et no näed sa, ma ka oleks võinud. et igal juhul tuleb unistada ja need sammud ükshaaval ära teha ja sa saad alati uuesti valida. Täiesti nõus sinuga, aga sa räägid nii palju ka sellest, et nendest inimestest, kes sind on inspireerinud ja keda sina inspireerid, et meie Veebiakadeemia ka on hästi palju üles ehitatud sellele, et sa teed koostööd oma vastutuspartneriga, et räägi äkki sellest kogemusest ka, et kuidas sulle see tundus ja oli sellest sulle kasu ja kas see kuidagi see koostöö jätkus peale akadeemiat ka veel? Ja vastutuspartner on ääretult oluline, sellega ma olen väga-väga nõus. Ja vastutuspartneriga ongi see lugu, et sa saad selle töö käigus aru sellest, et millised on need kohad, kus need ühtivad ja kus nad ei ühti, sest inimesed on erinevad. Ja see inimene, kellega ma vastutuspartner olin õpingute ajal, ütleme siis nii, siis me olime erinevad ja me olime sellised hästi konkreetsed ja tegime nii-öelda oma asjad ära, kuid minu üheks elu suurimaks vastutuspartneriks on olnud läbi aastate Triin, kellega ma olen koostööd teinud, Triin Muiste. Ja Triin on tõesti see, kellega me teeme ja alati veendume, et kui oluline on, et sa räägid, sa jagad, sa saad tagasisidet, sa inspireerid, sa kuulad ja see on see, mis paneb koos liikuma. Et minule tohutult meeldib koostöö. Sellepärast, et kui sul on koostöö inimesega, kellega sa klapid ja kellega sa saad jagada, siis mul on hästi hea meel, et me alustasime koos ja siis Triin on nüüd ise loonud oma äri ja minu arust see vundament, mis meil on jäänud ja säilinud, see on nii tugev, mille pealt nagu uusi asju välja saame mõelda ja teha, eks. Eks see vastutuspartner annab sulle selle, et sa päriselt tegutsed. Ja sa teed ära need asjad, mis sa oled kokku leppinud. Ja teine küsib ka, kuule, kas on tehtud? Ja kuidas sa siis ütled, et ei ole? Jälle viivisin. No ei taha ju see luuser olla kogu aeg. Et sa teed need asjad ära ja nad saavad tehtud. Et kui sul seda ei ole, siis on nii lihtne öelda, ma teen homme. Kuid see on jällegi see katteta lubaduste andmine eelkõige iseendale ja keda sa petad, ei ole ju mõtet. Et see on hästi hea teil välja mõeldud, et mina väga-väga soovitan seda. Me oleme ise oma kogemuse peal seda näinud, et see tegelikult et järjest tuleb meile tõestusi ka nendelt inimestel, kellel oleme vastutuspartnerit peale surunud. Aga tegelikult sellest teemast edasi ma tahaks küsida sinu käest, et Triinuga teete nagu ju koostööd. Et räägi sellest kogemusest, et meil eriti Eestis tihti nagu vaadatakse, et on konkurendid ja nagu, et prooviks ikka nagu võimalikult kaugele nagu temast saada, aga sina usud sellesse, et koostöö annab sünergiat ja tegelikult saab nagu oluliselt kaugemale jõuda, et räägi sellest natuke. Ja ma täielikult usun seda, sellepärast, et esiteks on see, et ma elan teadmisega, et kõigile jagub ja kõik on külluses. Ja kõige hullem, mis meid piirab, on just nimelt see kadedus ja see, et ta teeb sama asja ja tema, mis tal viga ja tal läheb nii ja tal läheb naa. Siis see on see, mida mina püüan alati endast eemale hoida. Ja
ja see, et kui me alustasime Triinuga, siis mis seal salata, ma julgen öelda seda, et väga paljud asjad on saanud Paremelu koolitustest alguse. Sellepärast, et näiteks naisteõhtud, nooreõhtud, kuufaaside järgi elamised ja sellised suvelaagrid naistele ja kõigile ja need naisteõhtud ja need erinevad teemad, mida me seal jaganud oleme, see kõik tuli ja mina alati vaatasin, et vau, kui äge, et järelikult, kui saab midagi nii head, siis las ta paljuneb, sest nagunii maailmas, kuidas öeldakse, et 7 geniaalset ideed, jah, et ülejäänud on nagunii plagiaat, siis ongi just see, et kui sa teed midagi ja sa teed koostöös, siis see kasvab. Ja see ristturundus on minu arust niivõrd oluline ja see, kuidas sa tegelikult läbi selle tõstad nagu teist inimest ka kõrgemale sellega, et kui sa soovitad teda, siis teine usaldab sind ja ta usaldab, et see inimene teeb oma tööd või seda, mida ta siis teeb hästi. Et minule see nagu väga-väga meeldib, et just nimelt nagu teha seda koostööd ja sa tunned ka ära selle, kellega sa seda teha saad, kõigiga sa ei saa, sul ei haaku see kuidagi, aga on väga mitmed inimesed, kellega olen mina saanud väga hästi koostööd teha ja see koostöö on jätkunud, on ka mõni koostöö lõppenud, mis on ka loomulik, et seda ma soovitan kindlasti, et mitte karta seda konkurenti, sest et mina arvan seda, et tark õpib just nimelt ka teiste vigadest, mitte ainult ei kolista ise oma ämbrites. et ma olen näinud ka seda, kuidas inimesed sageli tahavad, ma ise teen ja minu enda leht ja minu enda pesa ja minu enda ja siis on see, et oi näe, ei tulnud välja. Aga see, et tee koos nende inimestega, kellega sa klapid ja see on see koht, mis nagu nii tohutult kasvab, et mina soovitan seda kahel käel. Nii äge. Aga ma küsin seda ka, et sina tulid meie veebiakadeemiasse ja sul oli tegelikult ikkagi see baas juba, sa olid nii palju mõelnud selle peale nagu mitte konkreetselt võib-olla versiooni brändingu peale, aga see, et kes sa oled, see oli sulle juba nii-öelda teada ja ka see, et millega sa tahad tegeleda. Et väga paljud muidugi tulevadki nii, et nad ei tea ja see on ka väga okei. Aga kui sul nii-öelda see sisu kõik enam-vähem oli paigas, et muidugi sa midagi mõtlesid juurde ja nii edasi, et kas sul oli mingisugune selline teema ka, et millega sa nagu natukene võib-olla raskusesse jäid või mis oli sul natukene selline keerulisem välja mõelda, et kas see oli seotud siis pakendiga või millega see oli seotud, et mis? Siin on nagu 2 hästi olulist asja, mis mul kohe meenuvad, et kui ma kuhugi lähen ja räägin inspireerivate inimestega, mul läheb kohe loovus tööle. Ja esiteks on see, et mul tuli ju uus idee, kui ma ju veebiakadeemiasse tulin. Ja see ongi täpselt see koht, et ma olen nagu ääretult õnnelik, et see tuli. Ja see kõige keerulisem, kui te ütlesite, et kodutöö on see oma miksi mõtlemine. No ilma naljata mõtled, et ma ju teen ja nii edasi ja siis ma sain aru, et see on vist see koht, kus ma tegelikult nagu teen iseennast väiksemaks, et mis miksis minul on või. Ja siis ma hakkasin mõtlema ja siis ma hakkasin ka aru saama seda, mis on minu puhul tõesti see, mida ma olen kõige vähem üleüldse teinud, eks see raske pool, kui sa nii küsid, et mis on kõige raskem, on see, et avalikult inimestele näidata teiste tagasisidet. Mul on neid sahtlis, mul on neid emaile, sõnumeid, kõike on, ma olen inimestega nutnud, naernud ja ma tean isegi seda, et ma olen vähemalt 5 imelisele lapsele olen vaimne ristiema ja et seda on kõike nii palju ja nii ilusaid hetki ja ma ei ole seda teinud. Ja siis ma mõtlesin ka, et miks see raske on? Raske on nagu see, et iseenda täielik selline justkui aktsepteerimine, et ma tahan teha ja teen ja ma teengi omast arust ja ikka veel ütlen, et vaikselt ja väikselt, kuigi ütleme see fännide arv nii-öelda see Facebooki lehel on ju tegelikult ääretult suur, siis ma tunnen nagu seda, et aga ma teen seda, mida ma siin armastan
et see miks oli hästi-hästi keeruline ja siis see tagasiside jagamine, et nüüd ma valmistan seda vaikselt ette ja ma loodan, et ma saan sellest müürist läbi, et siis ma olen seda jaganud küll oma ürituste all, kui mul on koolitused ja inimesed saavad registreerida, et mida keegi öelnud on, aga kuidagi teadlikult seda teha, nii nagu teie soovitasite, see tundub selline, et see samm on nüüd vaja ära astuda. Aga see miks tegelikult aitabki sulle ka neid raskeid samme teha, et siis, kui see nagu läbi miks, siis ei võta seda kui nagu enese kiitlemist, vaid sa näed seda, et sul on missioon, et sa tahad võimalikult palju naisi aidata. Kuidas sa saad seda teha? Nad peavad teadma sinust ja sa peadki olema nähtav, sa peadki tekitama sellist usaldusväärsust. Et minu meelest, ja ma olen näinud, et väga paljudel inimestel kus see teistmoodi nagu vaatamine sellele asjale tegelikult aitab nagu sellest hirmust üle saada, mis meil tegelikult kõigil on, et me kardame, mida teised arvavad, et äkki ma olen liiga nähtav, äkki ma räägin endast liiga palju, et ma arvan, et sul on juba see õige nupp olemas, et sa pead lihtsalt tegema. Ja ma olen täiesti nõus, sest et mida mulle on nagu öeldud, et mida ma olen alati ise mõelnud, et ma tahan aus olla selles osas, et kui mul on kirjutatud see tagasiside, siis ma jagan seda, et ma ei taha teha seda, et mul ei ole ja siis ma mõtlen välja, ma ei saa elada nagu ise nii, et ela, mida õpetad, ole aus ja see maailm toob sulle kõike seda tagasi, et nende taga on ju reaalsed inimesed, kes on käinud nende aastate jooksul, et nüüd on see koht, kus ma hakkan seda kindlasti teadlikumalt jagama. Sa räägid oma väljakutsetest, suurematest ja väiksematest, aga et natukene veel teisi inspireerida, et on sul mõni nipp ka, et kuidas sa siis nii-öelda selle suure sammu ette võtad ja sellest hirmust üle saad, et mis see sinu valem on? Kui sa mõtled täpselt seda nüüd tagasiside jagamist näiteks? Tagasiside jagamist või midagi muud, kas või natuke sa rääkisid sellest, et kuidas sa üldse alustasid ja et need sellised suured hirmud või sellised asjad, mis võib-olla hoiavad meid tagasi, et kindlasti väga paljudel, kes meid praegu kuulavad ka on kõigil on mingisuguseid hirme. Aga mida siis reaalselt sina teed, et sellest üle hüpata? Ja esiteks ma usun seda, et hirm on valik ja puhas illusioon ja mulle meeldib alati öelda, et hirmust tuleb läbi minna, mitte üle saada. Ja ma tegin seda, et ma läksin ja küsisin ühe naise käest, et kas ta on nõus andma mulle video tagasisidet. No see, mis on paberkandjal, see on tegelikult ju oluliselt lihtsam. Ja ka neid video tagasisidesid on mul juba olnud ja ma olen neid filminud ja ma olen veel inimestega kohtumisi juba kokku leppinud. Ja see on see koht, et nad polegi mulle ära öelnud ja mõni on öelnud, et ma pole veel valmis ja ma veel ei taha, et mu lähedased teavad ja tuttavad, et millega ma tegelen. Siis on see, et olgu, las see olla, kuid lihtsalt see on see esimene samm, et tee suu lahti ja küsi. Et mina alati soovitan inimestele öelda, et räägi sellest, mida sa siin tunned ja ütlegi, et tead, mul on ebamugav sinu käest seda küsida, kuid et ütle, kas sa oled nõus mind aitama ja inimesed reageerivad tegelikult niimoodi, et sa oled ju mind aidanud, kuidas mina siis sind ei aita, et kui nüüd võtta see tagasiside. Ja kui tulla nüüd selle alguse juurde, kui mina selle sammu tegin, ja ütlesin lahti oma põhitöökohast ja loobusin sellest ja tegin ja elu tegi kõik selleks, et mul oligi sellest justkui lihtne loobuda, siis alguses tundus kõik loomulikult põnev, ideed ja asjad ja nii edasi. Kuid mis oli minu kõige suurem üllatus, oli see, et kui ma tegin testgrupid koolituseks, et kas üldse inimesed vajavad seda, siis oli üllatus see, et ühe grupi asemel tuli 2, et neid soovijaid oli ääretult palju. Loomulikult see andis jõudu, inspiratsiooni ja ühel hetkel oli see, et nii nagu ikka inimesed, et ma päriselt tundsin seda, et kõik need, kes on hästi su lähedal, nemad nagu vaatavad sind teise pilguga. No kes sa nüüd siis oled ja mida sa siis nüüd teed? Ja inimesed, kes on lähedal, nad ei võtnud meid üldse tõsiselt. Ja need, kes üldse ei teadnud, ei tundnud, nendele ma olin justkui see päästepaat või päästenöör või keda ma sain inspireerida. Ja see viis mind tegelikult olukorda, mida ma
mille ees ma olen hästi tänulik. Ma olen olnud elus olukorras peale seda, kui ma hakkasin ettevõtjaks, et ma ei taha hirmutada mitte kedagi, aga ma tean seda olukorda, kus sa ühel hommikul ärkad ülesse ja sul tegelikult ei ole oma lapsele praktiliselt peale pudru ja veel mitte midagi. Ja see oli see hetk, kus ma tundsin, et kas nüüd või mitte üldse. Ja see pani mind tegutsema ja mis ma tahan öelda, kui sa oled mugavustsoonis, sul on hea töökoht, sul on hea auto, sul on kodu, pere, kõik on olemas, siis sa oledki seal ja sa ei tee seda sammu, et teha midagi teistmoodi. Ja see, et ma hakkasin juba, mul oli ettevõte, ma juba toimetasin, siis elu ütles mulle, aga kuidas sa tegelikult nüüd selles olukorras toimetad? Ja sest ühelt poolt oli kõik olemas, eks. Ja ma olen nii tänulik sellele sammule, et siis ma astusin sellest mugavustsoonist välja ja sain aru, et kui ma ise ei tee, ega siis mitte keegi ei tee. Ja peale seda ma tunnen, et kogu aeg elu hoiab kannab, sest et ma võtsin selle väljakutse vastu, ma astusin sealt mugavustsoonist välja, sest jube lihtne oleks öelda, et ei tulnud välja ja otsin uue töö ja lähen jälle palgatööle. Aga miks ma seda jagan? Veel ütlen, mitte hirmutamiseks, vaid selleks, et kui meil on väga mugav olla, me ei tee muudatusi elus. Kui meil on ebamugav olla, siis me teeme kõige suuremad muudatused oma elus. Ja see ongi see, et lihtsalt otsusta ära ja küsi abi ja mine nendesse kohtadesse, kohtu nende inimestega, kellega sa tajud, et sul võib olla midagi ühist või kas või aruta kohvitassi taga, et kuule, mis sa mulle ütled või et mis ma pean tegema, kas on mingi plaan, et kui sul ei ole võimalik, ma ei tea, võtta endale ka väga-väga sellist suurt mingit koolitust, siis ikkagi on alati keegi, kes aitab, et ära jäta ennast üksi, vaid leia see vastutuspartner, kellega sa saad teha midagi selleks, et ja võt see on see, mida ma alati kogen, et kõik ei ole ju nii, nagu et hästi läheb, et päike paistab, ilus ilm on. Minul on ka mitte praegust, aga minul on ka olnud elus neid olukordi, kuidas, nagu ma ütlesin, et nutan ja kukun ja lähen jälle edasi, et ei lähe ju kõik alati hästi, et see oleks ju liiga naiivne öelda, kuid ma tean alati seda, et ahah, see on selleks, peatu, stopp, siit ma lähen nüüd edasi. Nii et need on need minu siirad soovitused, see on see, mida mina oma kogemustest lähtuvalt teinud olen. Ma arvan, et sinu jutu kokkuvõtteks ma enda kogemuse põhjal näen ka seda, et inimesed väga tihti kardavad seda, mis võiks juhtuda. Aga siis, kui sa ikkagi teed seda sammu ja siis midagi hirmsat ju ei juhtu, et enamasti kõik on nagu oluliselt lihtsam ja oluliselt paremini tuleb välja, aga lihtsalt see üks hetk, et kas sa ikka päriselt tahad seda teha, kas sa ikka oled kindel selles, ja minu meelest, ja miks meie tegelikult Eveliniga tahame näidata erinevaid inimesi erinevates valdkondades, kes teevad neid asju, mis neil silmis ära panevad, on just see, et me igaüks oleme olnud selles olukorras, kus meil oli hirmus, kus me ei saanud seda esimest sammu alustada, aga ma tean, et mina näiteks tegin kõiki neid samme üksi ja ma julgenud ei tahtnud kellegi abi küsida, aga kui palju lihtsam ja mugavam tegelikult on teha seda koos ja teha inimestega, kes tegelikult on juba seda teekonda käinud ja absoluutselt, et mina tahan lihtsalt öelda naistele ka seda, et kui sa tunned, et hirm on, siis tasub enda käest küsida, et mis on see miski, mis seda hirmu tekitab ja mis on see, mida ma tegelikult teha tahan ja kui see mõte juba sinu pähe tuli, et ma tahaks seda teha, see ei tulnud ilma asjata, see tuli sulle märgina selleks, et kuule, elu ütles sulle praegu jah, et mine ja vaata, kus sa saad seda teha, et väga kiiresti pannakse see uks kinni, et see pole minu jaoks ja mul ei ole seda teist ja kolmandat. Stopp, millised on need võimalused, et mida ma saan ise teha selleks ja just see, et kui elu sulle selle võimaluse toob, siis usalda seda elu, et kõik, mis tuleb, on millegi jaoks hea. Absoluutselt. Aga räägi sellest ka veel, et sul on, eks ole, sa oled paika pannud oma persoonibrändi ja sa tegeled selle teadliku arendamisega, aga hästi paljud meid küsivad ja sind vaadates sul on kindlasti ka olnud see dilemma, et kui sa tegeled hästi mitmete asjadega, lisaks oled veel ema, ja sa oled igasuguseid asju, millega sa seotud oled, et kuidas sa seda kõike ühe vihmavarju alla paned?
ja selleks ei pea väga suur vihmavari olema. et minul on mul on niimoodi, et mul on 16-aastane tütar, tema on selline iseseisev ja temaga on lihtne, kuid ma otsustasin veel võtta elu väljakutse vastu ja ma väga-väga tahtsin, et mul on ka täna 4-aastane poeg ja see on nii totaalselt erinev ja nüüd selle 4-aastase poja kõrvalt ma ei ole ka jätnud tegelikult mitte midagi tegemata. Ja tänu mehele, tänu oma emale, mehe vanematele, kes on aidanud, et kõik on võimalik ja seda on võimalik olnud teha, siis ma keskendun võimalustele, mitte takistustele. Ja mitte ka niimoodi, et ma nüüd jätaksin kõik tahaplaanile, seda mitte, vaid just see, et ma tunnetan alati ära just oma südames, et mis on hetkel hea ja mida on hetkel võimalik teha. Et see aja planeerimine, kuna ma midagi teen, on ääretult oluline. Ja see, et kui ma mõtlesin, et kui mul poja sündis, et las läheb see parem elu pausile, et las ta olla seal, siis minu hea koostööpartner Kristel oli see, kes ütles, et ei, ma aitan ja toetan, sest et ma ju tean, et sa tuled tagasi, sa nagunii koju ei jää, et me ei lase nagu selle lihtsalt see suurel töö, mis sa ära oled teinud minna. Ja jällegi selle väikese lapse kõrvalt on samamoodi see teadlikkus, kuidas sa midagi teed nagu üks samm korraga ja on võimalik, sest et jah, mul oli väga palju aasta aega, ma praktiliselt ei saanud magada ja nii edasi, aga ma andsin, sest see, kui ma sain naistega kokku, see andis mulle energiat olla kodus parem ema ja parem naine ja nii edasi, et see on nagu see, et sul on vaja natuke rohkem planeerida ja abi küsida. Ma rõhutan naistele seda abi küsimist, sest et mind on ka nii üles kasvatatud, et ma saan ise, kuid on vaja seda abi küsida, et vahel ikka lähen ka mina sinna vanasse mustrisse tagasi ja teen nii, nagu ma olen näinud, et minu kodus tehti. Aga see abi küsimine on ääretult oluline ja siis sa mahudki sinna vihmavarju alla ära ja kõigil on tegelikult hea olla. Ma küsin seda sult siis ka veel, et kui nüüd jätta kõrvale kõik need sinu rollid ja kogu see pool, et kui sa selle akadeemia läbi tegid, et kas oli mingisugune selline nagu üllatav moment ka su jaoks või midagi, mida sa selle miksi selle sa panid paika, eks ole, aga midagi nagu, mis oli selline täiesti üllatus su jaoks? Täielik üllatus. Ma arvan ikkagi, keerlen ümber selle miksi. Ma arvan, et minu jaoks oli ikkagi see miks, see üllatus sellepärast, et see detailidesse minek oli ka loomulikult. Ja ma ei ütle, et see üllatus oli, kuid ma veendusin pigem selles, et ma ei jõua kõik üksi teha. Ma sain nagu taaskord kinnitus sellele, et mul on vaja, et mul on ka need koostööpartnerid, kellega ma saan teha asju, et kui ma ikkagi ütleme, vajan abi, siis jällegi see, et kuidas saada jõuda paremini rohkem kaugemale, et siis seda abi küsimist, on see turundus, kujundus, kogu see reklaamindus, kõik see asi, et see on nii oluline, sest et ma olen nagu võib-olla teinud seda ikkagi nii, et püüdnud ise hakkama saada ja siis küsinud küll natuke abi, aga mitte nagu suuremalt. Ja see lõi mulle selle pildi ja nüüd on mul hästi hea meel, et on mul veel üks väga äge koostööpartner, kellega ma saan nüüd just nimelt seda turunduse ja kujunduse poolt teha ja jällegi ma näen seda, et mul on rohkem aega tegeleda sellega, mis mind inspireerib, et mulle ei meeldi nagu oma aega panna sinna, mis mul võtab tohutu aja ja mis ei ole nagu minu jaoks. Et see, ütleme niimoodi, et ta oli nagu selline meeldetuletuslik üllatus, kui ta pani mind liikuma. Ta pani mind tegutsema ja ma näen, et need lahendused on olemas. Nagu iga asjaga. Just. Aga sinuga on äärmiselt inspireeriv rääkida ja mina olen juba ammu tähele pannud seda, et ikkagi see, kus sa räägid kus südamest asju, mis on sinu jaoks olulised, see kõlab teistmoodi ja meie inimestena võtame seda teistmoodi ja ma tunnetan sinus sellist nagu autentsust,
kui räägitakse persooni brändingust, siis kõige olulisem asi, mida tuuakse välja alati on see autentsus, et see tuleb ainult seest ja sinul on see olemas. Ja teine oluline osa persooni brändingust on järjepidevus. Ja see on minu meelest sul ka olemas, et äärmiselt tore oli sinuga vestelda ja väga põnevusega vaatame, kuhu sa siis teadlikult läbi persooni brändingu jõuad ja loodan, et sa inspireerid väga palju naisi elama oma südame järgi ja tegema neid asju, mis neid inspireerivad. Ja ma väga-väga loodan seda ja tõesti julgustan naisi tegutsema ja võtma ise see vastutus oma elu eest enda kätte, et kui sa teed selle sammu, siis need teised inimesed, kes sind aidata tahavad või sinuga seda koostööd teha, need jõuavad sinuni varem või hiljem. Nii nagu teie jõudsite minu ellu. Aga on sul lõpetuseks, me rääkisime nii palju erinevatel teemadel, aga on sul midagi sellist veel, et mida sa tahaksid meie kuulajatega jagada, et milleni me veel ei jõudnud, sest neid teemasid on nii palju tegelikult. Mida ma jagada tahan ja see on see ka, et mida minu käest väga-väga sageli alati küsitakse, et mida ma ise teen ja kuidas mina oma igapäevaseid toimetusi justkui ritta sean ja nii edasi, siis mina alati ütlen naistele, kohe tuleb see, et ma tahangi nii öelda seda, et naised armastage ennast sellistena, nagu te olete. Ja mulle meeldib öelda seda, et naine nuttes ka ilus ja kukkudes ka ilus ja naeratades nagunii. Et just nimelt seetõttu, et kui sa ise ennast väärtustad, siis väärtustavad sind teised ka oluliselt rohkem. Ja isegi, kui sul on raske ennast armastada, siis elu armastab sind nagunii. Et lihtsalt lase sellel voolul ennast kanda. Ja teine asi on tõesti see, et julge küsida abi, sest see on nii palju tulnud välja, ma olen nii palju naistega suhelnud ja kohtunud ja nad ütlevad seda, et ei julge otsustada ja teevad ennast väiksemaks ja see mitte enda väärtustamine, et on meie ühiskond, on meie emad, vanaemad on seda ka kogenud ja loonud, et just nimelt ise ennast väärtustada sellisena, nagu sa oled ja minu arust kui sa läbi selle saad enesekindlamaks, siis sa oled juba enesekindlam ja sa jõuad ja saad teha neid otsuseid, mis sind edasi viivad elus. Et lihtsalt usaldada seda elu ja teada seda, et elu armastab sind. See on minu põhimõte. See on väga ilus viis, kuidas meie tänast laivi lõpetada, et aitäh sulle, et kõigele, kes meid kuulevad ja seda laivi on, nagu ikka on võimalik järele vaadata ka meie YouTube'i kanal, Brand nimega Sina. Ja aitäh sulle, Merike, ja kohtume loodetavasti uuesti. Ja kõik inimesed teile. Aitäh, nägemist. Tšau! Tšau!